neid põdramärke tee ääres tasub uskuda. Nendes kohtades on metsloomade teele sattumise oht kõrge. Märke paigaldatakse eelkõige liiklusõnnetuste andmete ja jahimeestelt kogutud teabe järele. Loomad liiguvad üle teede tavaliselt ikkagi hämaras, õhtuti, öösiti, varahommikuti ja liiguvad nad oma kindlaid radu mööda. Nad on väga konservatiivsed oma radade kasutamisel ja samu radu kasutatakse aastakümneid, isegi 100 aastaid. Nii nagu loomadel on oma rajad välja kujunenud omadele kohtadele, oleme meie oma maanteed ehitanud risti üle loomaradade. Kui märkate teele lähenevat ulukit või tee ääres toimetavaid ulukeid, siis roolis olles tuleb sujuvalt kiirust vähendada ja lülitada sisse ohutuled, et teisi juhte teavitada. Signaali ei tohi lasta, sellepärast et see võib ulukeid ehmatada ja isegi juba üle tee läinud loom võib siis tee peale tagasi tulla, sest kui teda ehmatada, siis ta tahab põgeneda, aga põgenemiseks on kõige kindlam see tee, kus ta on juba käinud ja kus teda ei ehmatatud. See on looma loogika, mida me peame teadma. Maanteel liigeldes tuleb alati hoida turvalist pikivahet, sest kunagi ei või teada, millal eessõitva auto eest ületab teed uluk ja võib toimuda äkiline pidurdamine. See pikivahe on hea arvutada sekunditesse, mis võiks olla näiteks 4 sekundit, siis jääb aega reageerimiseks. Pimedal ajal või hämaras sõitmisel tuleb kiirust alati vähendada vähemalt 70 kilomeetrini tunnis, sest nähtavus ju oluliselt lüheneb. Ja minule vähemalt tundub küll lähituledega sõitmisel üle 70 kilomeetri tunnis kihutamine just nagu vastu seina sõitmisena. Hea on teada ka seda, et pimedas ulukite silmad autotulede valgusel helendavad, peegeldavad vastu. Tegelikult neil on helkurid küljes, paneme neid tähele. Kui ikkagi on juhtunud õnnetus ulukiga maanteel ning kokkupõrkes on viga saanud inimesed, siis tuleb helistada kindlasti hädaabi numbril 112. Kui on toimunud kokkupõrge metsloomaga ning maanteel on hukkunud suuruluk, siis helistada Keskkonnainspektsiooni telefonile 1313. Kui on toimunud kokkupõrge metsloomaga ning maanteel on hukkunud väikeuluk, siis helistada maanteeinfotelefonil 1510. Kindlasti tuleb anda teada õnnetuse täpne asukoht. Ka aastaajati on ulukitel erinevaid põhjusi rohkem liikuda. Näiteks rebastel ja huntidel on pulmaaeg veebruaris, ilvestel märtsis. Karud peavad pulmi maikuus. Maikuus satuvad ringi ekslema ka eelmise aasta noored põdramullikad, keda põdralehmad enda juurest minema peletavad, sest uus vasikas on peagi sündimas. Ja siis nad on nagu vagunid ilma vedurita ja ekslevad ringi. Metskitsede pulmaaeg on keset suve jaanipäeva paiku ja juuliski. Põtrade pulmaaeg sügisel, septembris-oktoobris. Siis on ka ajujahi aeg, mis ajab loomi rohkem liikvele. Loomad liiguvad rohkem ka näiteks talvel, kui tekib püsiv lumikatte, et elupaiku vahetada. Ja väikekiskjad. Nemadki on ära õppinud, et maantee äärest võib leida hukkunud linde ja loomi. Nemad käivad just öösiti maantee ääri kontrollimas. Siilidki teavad seda, et putukad ei julge hästi üle asfaldi minna ja siis leiab neid maantee äärsetest rohuribadest palju. Olgem siis väga vastutustundlikud autoroolis. Arvestagem loomadega nende teeületuskohtades, nendel päeva ja aastaaegadel, kui nad kõige rohkem liiguvad. Sest eemalt vaadata on ju ilusam ja ohutum. Nautigem Eesti loodusrikkust turvalisest kaugusest ja hoidkem seda.